Mul on ka aabits, see on karuaabits ja selles aabitsast on A. Ja kui ma õpin tähed selgeks, siis veelgi targemaks ma saan. Ka ema ütleb mulle, sa oled kirjad laps, nii armas väike mõmmi, üks toore karulaps. Ma olen väike, olen alles väike ja päris koolis veel ei käi. Ja minu väike karupeake on karutarkust täis. Ja minu mõmmibeebi on minu sarnane, nii armas väike karu, nii pehme, arvane. Mul on ka aabits, see on karuaabits ja selles aabitsas on A. Ja kui ma õpin tähed selgeks, siis veelgi targemaks ma saan. Ka ema ütleb mulle, sa oled kirjad laps, nii armas väike mõmmi, üks toore karulaps. Tere, kallid abituriendid! Alanud on 24. lennu lõpukell. Kõigepealt anname sõna õppealajuhatajale Siiri Aiaste. Tere päevast, kallid päevakangelased, esimese klassi õpilased ja 12. klassi õpilased. Teie olete täna kaks kõige tähtsamat. Ühed, kes lahkuvad ja teised, kes saadavad ära. Täna on siis niisugune päev, mis tõmbab tegelikult joone alla sellele, mida te olete siin majas teinud pikka aega. Suurem osa teie hulgast on käinud siin 12 aastat, mõni 3 aastat ja sinna vahele jääb veel terve rida inimesi, kelle saatus meie kooliga on seotud olnud erineva pikkusega. Aga ma tahan öelda, et kui eile me vaatasime teid, kui te tegite meeletusi siin, jooksite, vilistasite, sõitsite autodega, nii et me ei julgenud enam akendestki välja vaadata. Niimoodi autodega, sõbrad, ei sõideta, tagurpidi. Ja jalad pagasnikust väljas, see oli õudne. Jumal tänatud, kõik lõppes õnnelikult. Aga tegelikult need lapsepõlve lollused tuleb nüüd tõeliselt unustada ja tuleb astuda suurde maailma. Meie maailm on jõudnud kriitilisse staadiumi, lapsed ei kuule enam oma vanemaid. Nähtavasti pole maailma lõpp enam kaugel. Nõnda ütles kunagi ammu Sokrates. Ja tegelikult, kas on midagi muutunud? Selles suhtes ajalugu teeb spiraali pidi keerdkäike. Olgu selle maailma lõpuga, kuidas on, aga kooli lõpp on tõesti lähedal. Ja kooli lõpuni, aktuse päevani, kus me loodame, et istute siin veel pidulikumad, veel ilusamad, veel targemad. Siin on jäänud täpselt 61 päeva. Me saame kõik 3 haridust. Ühe hariduse saate te oma vanematelt, teise hariduse saate koolist ja 3. hariduse saate te elust. Ja viimane räägib tihtipeale kõigele sellele vastu, mida esimesed 2 on teile õpetanud. Selles mõttes võib öelda, kogemus on parim õpetaja, aga ta ei anna mitte kunagi võimalusi järeltööks. Ja selles suhtes ma pean teie lootusi natukene petma, et te mõtlete, et kool saab läbi, nüüd saab minema. Arvestage seda, et õige inimene õpib elu lõpuni. Ja nagu öeldakse, et õpi, mis sa õpid, päris targaks ei saa kunagi. Ja tulebki õppida. Et olla haritud inimene on ainus võimalus olla vaba. Ja mida tähendab vabadus? Vabadus tähendab tegelikult vastutust.
ja haritud inimene on harimatutest inimestest sama palju üle kui elavat surnutest. Ja nõnda ütles näiteks Aristoteles. Haridus muudab inimesed kergesti juhitavateks, aga raskesti sundusele alluvaks. Kergesti valitsetavateks, aga raskesti orjastavateks. Kasutage kõiki võimalusi, mida elu teile pakub. Ja teie elu saab olema just nii hea, nagu te selle ise teete. Aga natuke peab ka õnne olema. Küll tahaks teid manitseda, olge ajaga kokkuhoidlikum kui rahaga. Sest ajaga võib teenida raha, aga rahaga aega osta ei saa. Ja kelleks iganes te õpite või kuhu iganes te elama asute, jääge alati inimeseks, kes hoolib ja armastab oma lähedasi, kaaslasi, loodust ja meie kallist Eestimaad. Mida teile soovida? Õpetajad on oma töö teinud. Nüüd on aeg teil ennast eksamitel näidata ja tiibu sirutades siit majast välja lennata. Õnne ja edu eksam! Palume koos esimese klassiga lavale tantsima tantsu Õige ja Vasemba Pille Pilter, Gerda Mango, Kätlin Vilbaste, Kristjan Vilipõld, Tõnu Jeret ning Tarmo Lugus.
järgmiseks 11. klasside ettevalmistatud videofilm. Head vaatamist! Is this thing on? Oh, I thought they silenced us, yay. Power to the people. We living in that 31st century. Futuristic fly shit. The penthouse is the projects and everybody flies private. New watch, you know what time it is. Watch us. Rumble, young man, rumble. Life's a trip, so sometimes. This place about to blow. Vabandust, meil on tehniline rike. Sorry, Rutta saab korda veel. Okei, pole aega. Uudistesaade püsti, kähku, lauad, toolid, kordid. Kus on saatejuhid? Kus on saatejuhid? Kas valgustit saab üles, palun? Meil ei ole aega. Meik, Mari-Liis. Palun tehke kiiremini, me tahame täna selle asja püsti saada siin. Kas teil on paberid olemas või? Paberid on olemas. Palun tehke meid korralikult ära, meil ei ole normaalselt aeg. Pool minutit on aega. Kiiremini. No ei ole juhe valmis. Kas kaamera on valmis või? On valmis või? Valgustit ka üles, palun. Meil on 15 sekundit aega. Läheb nagu kiireks või mis? Tere! Oleme eetris uudistesaatega 24 kellad. Minu nimi on Marin. Ja mina olen Marko. Alustame saadet šokeeriva uudisega spordimaailmast. Meie koolis kõigile teada-tuntud Kristjan Vilipõld on sattunud dopinguskandaali. Kohe toome teieni täna toimunud pressikonverentsi. Hea Pausar. Kuidas te saavutasite oma võidu? No, sõit oli kindlasti väga raske. Konkurendid olid tugevad ja... Aga noh, me oleme härraga siin palju tööd teinud hooajal ja ma olen päris heas vormis praegult. Aitäh! Tere, ma olen Delfist ja mul on küsimus treenerile. Kas te kasutasite ebaausad võtteid ka? Ei, meie ei kasutanud ebaausad võtteid, see on loll kriitikute jutt. Ja me oleme täiesti puhtad poisid. Kõik meie selle aasta tulemused on kindlasti saavutatud raske tööga. Aga meil on tõendid, mis tõestavad vastupidist. Tõendid. Mis tõendid? Rasmus, proovi seda mees. Kus see on? Hea asi. Oli hea. Traks mees. Video, see ei vasta absoluutselt tõele. See on tõesti, ma ei tea, see on monteeritud kokku kuskilt. Ma ei oska seda vastata ausalt. Kelle idee see doping oli? Mingit dopingut ei ole olnudki. Aga me just videot nägime. See video ei vasta tõele, nagu ma juba ütlesin. Tere Elu24 on selline küsimus, et kuidas teie naine Kaisa suhtub teie dopinguskandaali? No, nagu sai juba räägitud siin korduvalt, et mingit dopingut ei ole olnud. Meie videoanalüütikud väidavad, et seda videot ei ole monteeritud. Selle kohta ma ei oska midagi öelda. Aitäh teile kõigile, et me tänaseks lahkume. Trenn ootab. Täname kõiki fänne kindlasti Facebooki lehel ja muidu. Aitäh teile. Ja nüüd otselülitus Vabaduse väljakule, kus hetkel toimub kogunemine Kribu toetuseks. Miks teie Kribu usute? Niisama. Kribu on tore mees, jee! Miks teie Kribu usute? Lahe inimene. Ta on lahe inimene. Miks ta lahe on? No seepärast, et ta näeb lahe välja. Arvate, et Kribu ei valeta?
ei. Tema ei valeta ka kindlasti. Kribu olete kunagi? Nüüd on võimalus ka teil, kallis publik, oma arvamust avaldada. Tänane vaataja küsimus on, kas arvate, et Kribu on süütu? Kui arvate, et jah, saatke sõnum sisuga Vinn Kribu 1 numbrile 1311. Ja kui arvate, et Kribu ei ole süütu, saatke sõnum sisuga Vinn Kribu 2 numbrile 1311. Sõnumi hind on 31 eurosenti. Ja nüüd anname sõna meie live-reporterile Helenile. Tere, oleme siin samas ja küsime rahva käest, kas Kristjan on süütu? Õpetaja, kas usute, et Kristjan on süütu? Jah, usun. Ühendada. No ta on meil väga aus mees. Kaisa, kas Kribu on süütu? Jaa, kindlasti on. On süütu? Absoluutselt. Kristjan, kus te olete? No tulge välja. Tulge välja. Kommenteerige siis meile olukorda. Miks teile naiste riided meeldivad? Kas te olete süütu sellepärast, et kannate ikka veel naiste riideid? Ei, naiste riideid, see teine ema. Selge, kahjuks Kristjan ei soovi kommenteerida dopingu skandaali. Tagasi stuudiosse. Me jätkame välisuudistega. Egiptuses toimunud rahutuste keerisesse on sattunud ka Inna ja Anton ning nende sõber Kevin. Eksklusiivse video otse sündmuspaigalt saatis meile turist, kes soovib jääda anonüümseks. Videomaterjal, mida kohe näete, võib olla kohati häiriv ja me ei soovita nõrganärvistel seda vaadata. Sisepoliitikast. Räägime lähemalt tulevastest presidendivalimistest. Sõna Erki Simule. Ja me oleme siin, et saada vastust väga tähtsale küsimusele. Kas Erik Reinarul osaleb presidendivalimistel augustis või ei osale? Erika. Või kommentaar. Anname sõna Helenile. Ja tagasi saalis küsime inimestelt, kas nemad hääletaksid Erika poolt või mitte. Kas valiksite Erika presidendiks? Ma arvan, et küll, jah. Oskate põhjendada? Ei oska. Kuidas on lugu teiega? Ma ei tea, valiksin. Kas arvate, et Erikast saaks hea president? Kindlasti mitte. Ja miks nii? No jah, ma ei tea. Erika, kus sa oled? Tõesti, Erika, kus sa oled? Erika, astu välja! Saame siis tõe jälile. Kas teil on Bemmil uued kummid? Talverehvid on. Kas teil jalgratas on? Ei ole kahjuks. Ribu, laenad mulle ratast, palun. Jällegi, Erika ei soovi kommenteerida olukorda. Tagasi Markole. Nüüd väike reklaamipaus, kui saate nautida mustkunsti ja samal ajal ärge unustage saata sõnum numbrile 1311 sisuga kas Vinn Kribu 1 või Vinn Kribu 2. Ja peale reklaamipausi toome teieni selle aasta eksami tulemuste ennustatavad keskmised. Jääge meiega. Siukest väikest nööri on võimalik teha
näeme, kuidas toimuvad eksamid, mis on nende tulemused, mis on nende oodatavad keskmised. Esiteks vaatame keemiat. Kas meie õpilased saavad hakkama või mitte? 17 punkti. Tundub, et saame hakkama. Raskeks probleemiks on vene keelt, kuid siiski loodame, et meid saadab edu. 35 punkti. Tundub, et nad tõesti üllatavad meid. Huvitav, kas raske töö matemaatikaga kannab ka see aasta vilja? Pole hullu, järgmine aasta on kindlasti parem. Tagasi keelte juurde. Inglise keel. Tundub, et õpilastel on keeled ilusti selged ning võime liikuda edasi. Oluliselt raskem aine teistest on füüsika ja seda näeme ka pallikese pealt. Kuid pole hullu, see on siiski trumpab matemaatika üle. Nüüd väike ülevaade meie tulemustest. Nagu näha, on päris madalad tulemused. Kuid pole hullu, sest järgmine aasta siit saadab kindlasti edu. Aitäh, tagasi stuudiosse! Nüüd uudiseid kultuurivaldkonnast. 2 tantsugruppi meie koolist üritasid saada tantsupeole. Kuristiku rahvatantsugrupp edasi kahjuks ei pääsenud, kuid paljudele üllatusena pääses edasi 12 A-klass oma spordipäeva vabakavaga. Järgnevalt näete videolõiku nende debüüdist. Karga välja kaeva, karga välja kaeva. Kasvun kesvad keerulised, kaevad kasvad kandilised. Kasvun kesvad keerulised, kaevad kasvad kandilised. Kaeraja, karga välja kaeva. Kaeraja, karga välja kaeva. Kasvun pikas kaevu läinud, kaerajaan ta välja koorub. Kasvun pikas kaevu läinud, kaerajaan ta välja koorub. Et käimas on SMS-hääletus, kas usute Kribu või mitte. Kui usute Kristjanit, saatke sõnum Vingribu 1 ja kui ei usu, siis Vingribu 2 numbrile 1311. Alates järgmise nädala kolmapäevast hakkab jooksma uus meelelahutuslik saade. Kuristiku otsib ennustajat. Ja siit väike eelvaade saatest. Kellest võiks saada president tulevikus? Sellest. Miks? Just, et tal on presidendi soeng. Kellest võiks siis kloun saada? Sellest. Kes see näiteks eriti ilusti tüdruksi? Oskate nimesid pakkuda neid? Pille. Kes neist tulevikus saada võiksid? Mustkunstnik. Korvpallur. Tuletõrjuja. Aga kellest võiks kosmonaut saada? Printsess. Sellest. Aga direktor? Sellest. Aga kellest siit võiks direktor saada? Siis printsess saada? Sellest. Aga prints? Sellest. Kellest siin võiks president saada näiteks? See on nii lahedad juuksed. Kellel on veel näiteks ilus soeng? Sellel on huvitav. Aga kes siin klassijuhataja võiks? See. Kellest saab kunagi kosmonaut? See. Klaun saab. Klaun. Kes on kõige rohkem Lady Gaga? See. See näeb välja see tüüp, kes oli seal kättemaksu kontoris. Veel on viimane võimalus saada SMS vastus küsimusele, kas Kribu on süütu. Numbrile 1311. Möödunud ööl sai politsei väljakutse Kuristiku kooli, kus toimus öörahu rikkumine. Vaatame amatöörvideot juhuslikust kollikaamerast.
jõudsid SMS-tulemuse hääletuse tulemused. Küsimus oli, kas Kristjan on süütu või mitte. 75% vastanutest arvasid, et Kristjan ei ole süütu. Ja 10% vastanutest, ülejäänud 25% vastanutest arvasid, et Kristjan on puhas poiss. Ja nüüd Helenile. Ja sooviksime Kristjaniga veel väikest intervjuud, et vaadata, kuidas tema suhtub hääletustulemustesse. No Kristjan. On kommentaare? Kuidas ise selgitad olukorda? Valelikult. Rikkuda hääletus on mingi vigane süsteem. Ja video? Video see on ka välja mõeldud, ma ei kujuta ette, kus siuke tuli, et see on esimest korda. Ma pole just staadil olnudki. Päris selgelt nägime teid dopingu olukorras. Kus te teate, mis see pudelis oli? No, ikka teame. No, kus te teate? See jääb meie uudistesaate saladuseks. Aga teie väidate, et olete süütu? Jah. Aitäh teile. Just praegu jõudis meieni tähtis teadlane. Tänaseks on tõestatud, et maa peal eksisteerib elu. Siin oli 24 kellad, täname vaatamast, mina olen Marko. Ja mina Marin. Kohtume juba mitte kunagi. Aeg kunagi me käest ei küsi, kui kiirelt ta võib lennata. Ei aastad iial paigal püsi ning kustutada neid ei saa. Kallid lõpetajad, kord saavad kõik asjad otsa, miski pole otsata. Nii on ka teie elus lõppemas üks kaunimaid peatükke siin kollaste koolimaja seinte vahel, kuid iga lõpp on uue algus. Öeldakse, et esimesed hetked jäävad alati meelde. Esimesed sammud ja sõnad jäävad kunagi viimasteks ning esimene lumi sulab alati ära. Nii on ka teie esimene pikem peatükk jõudnud lõpuservale. Nüüd hakkab iga 11 ehitama üles raamatut, oma eluromaani, kus peategelasteks olete teie ise. Kõik, mis on teile kaasa antud, on haridus. See on justkui välja teenitud pilet heaks ning õnnelikuks eluks. Igaühel on võimalus sellega saavutada oma eesmärk. Ning kui õnn ei koputa teie uksele, ehitage esmalt uks, sest hiir ei jookse magava kassi suhu. Kas alati peab üldse olema ühiskonna muster? Samad prioriteedid, väärtused ja tulemused. Tehke end eriliseks, ärge võtke õnne eesmärgiks, võtke õnn hoopis eluviisiks, sest seda püüda on sama keeruline kui tuult taga ajada. Sa ei näe tuult ega õnne, kuid sa tunned neid. Mõnikord tormilisemalt, teinekord vaiksemalt ning tuulevaikus ei kesta kunagi kaua. Kas mäletate uudisimu, mis teid valdas, kui esimest korda oma uude kooli astusite? Nüüdseks on see kustunud, igapäevane rutiin on selle matnud. Iga küsimus algklassides oli esitatud uudishimust, iga vastust oli niivõrd põnev kuulda. Mida vanemaks saab inimene, seda raskem on olla uudishimulik uudishimust. Kandke seda kaasas varjuna, sest inimene, kes on uudishimulik, on ka andekas. Kindlasti mäletate hetki, mil lootsite, et teie teadmised teid koolis alt ei veaks. Nii on ka eluteel pisike valguskiir tunneli lõpus vajalik, mitte kunagi ei saa leppida paratamatusega. Loota tuleb parimat, kuid valmistuda halvemaks. Ükskõik, kui lapsikud võivad tunduda lootused. Kui tagasi mõtlete neile 12 aastale, kui palju te sellest ajast naeratasite ja naersite. Nii nagu ei saa päikesekiiri kokku loendada, nii ei saa ka neid aastate pikkuse rõõmu hetki ette lugeda. Me teame vaid, et neid oli ilmatult palju. Naeratused on tegelikult pisiasjad, kui nad teevad mõõtmatult palju head. Kui sa ei leia võõramaalasega ühist keelt, siis soe naeratus on igas maailma otsas rahvusvaheline headuse keel. Kui ebaõnnestud, naerata, sest nii kavaldad pealtvaatajad üle. Kasuta igas olukorras oma kavalat trumpi, naeratust, nii pead vähem pingutama. Nüüd on teil aeg kihisevast mesilastarust lendu tõusta. Nendel, kellel on ainult kujutlusvõime, on vaid tiivad
ning nendel, kellel on teadmised, on ka maal püsivad jalad. Teil on nüüdseks aga mõlemad. Ainuke oskus on neid õigel ajal kasutada. Peale selle olete te nüüd rikkad, te jõudsite hõbekamakani, te jõudsite hariduseni. Kui tahate elus jõuda kullani, valige raha asemel kogemused ja kuulsuse asemel elutarkus. Pole midagi lihtsamat, kui olla vaimselt rikas. Ning võtke kaasa kõik helged mälestused oma esimesest peatükist, sest ennustades on uut peatükki raske kirjutada. Mälestused, mis on saatnud teid need 12 kooliaastat, muutuvad kunagi paradiisiks, kust ei saa mitte keegi teid sealt välja jääda. Püüdke pilvi, armsad lõpetajad, tulatute nendeni. Ja nüüd palun ma Margarita ja Jarko teie kõige viimast koolikella helistama. Sellega on 24. lennu lõpukella aktus läbi saanud ja 12-ndikud minge palun välja puud istutama esimese klassi järgi. Tänan! Kõikidele naeratan ja sulle silma teen.